Nii, filmib. Tervist! Mina olen Tanel ja ma valisin siis jaanuaris oma psühhiaatri ja raamatuks kuulsa Šveitsi psühhiaatri ja analüütilise psühholoogia rajaja Carl Gustav Jungi raamatu 4 arhetüüpi. Nüüd, mis on siis sügavalt filosoofiline ja psühholoogiline raamat, mis uurib inimeste käitumist ja mõtlemist siis 4 peamise arhetüübi kaudu. Enne kui ma siis lähen oma ettekandega aruteluga edasi, ma räägin välja siis selle videostruktuuri. Ma algul siis räägin välja need 4 arhetüüpi, milles siin raamatus kirjas on, ning siis ma toon välja analüüsi sellest ja ma uurin ja ma annan oma arvamuse selle raamatu kohta. Enne kui me alustame, ma loen välja siis raamatust, mis see arhetüüp üldse on. Arhetüüp kujutab endast põhiliselt teadvustamata sisu, mis teadvustamisel ja tajumisel muutub sõltuvalt igalt individuaalsest teadvusest, millest ta ilmub. Kuna arhetüübid, nagu kõik numinoossed sisud, on suhteliselt autonoomsed, siis ei ole neid niisama lihtsalt võimalik ratsionaalsel viisil integreerida, vaid nad nõuavad dialektilist menetlemist. Lihtsalt öeldes on see kollektiivses alateadvuses püsiv idee või kujund. Aga no mis siis ikka, lähme siis esimese arhetüübi juurde, mis on ema arhetüüp. Siis, ema arhetüüp on siis Jungi üks olulisemaid arhetüüpe, mis esindab emalikku tungi ja hoolitsust. See arhetüüp symboliseerib üldist emalikku energiat, mida võib siis leida nii emades kui ka naiste ja meeste käitumises. Ema arhetüüp on seotud nii füüsilise kui ka emotsionaalse hooldusega, see võib ilmneda soovina kaitsta ja toetada teisi, eriti haavatuid ja abituid inimesi. Ema arhetüüp ka esindab ka loomulikku instinkti anda ja vastu võtta armastust, mis võib olla seotud inimese vajadusega kuuluda kogukonda ja tunda end armastatuna. Jungi sõnul võib arhetüüp ilmneda ka negatiivsel viisil, näiteks võib see põhjustada liigset kaitsvust või kontrolli, mis võib takistada teiste inimeste iseseisvust ja eneseteostust. Lisaks võib ema arhetüüp olla seotud ülemäärase sõltuvusega teistest inimestest, mis võib viia suhetest tasakaalutsusse ja raskusteni. Ema arhetüübi mõistmine võib aidata inimestel mõista enda suhet ema figuuriga nii bioloogilise kui ka psühholoogilise emaga. See võib aidata ka kaasa enesearengule ja eneseteadlikkusele, kuna inimene õpib mõistma oma vajadusi ja suhteid teiste inimestega. Taassünd arhetüüp on seotud ideega, et inimene võib kogeda uuesti sündi, taassündi või ülestõusmist. See arhetüüp esindab nii uut algust, võimalust taas luua ennast ja oma elu ning võimalust uuesti sünnitada end uuteks kogemusteks ja väljakutseteks. Jungi sõnul siis võib taassünd arhetüüp ilmneda erinevatel viisidel, sealhulgas vaimse kui füüsilise uuenemisena, uute ideede ja filosoofiate omaksvõtmisena või uue eluetapi algusena. See võib esindada ka võimalust tervendada minevikusündmusi või lahendada varasemaid traumasi. Taassünd arhetüüp seostatakse sageli surmaga, kuna surm võib olla üks viis, kuidas inimene kogeb uuesti sündi. See võib tähendada füüsilist surma ja reinkarnatsiooni või spirituaalset surma, kus inimene laseb lahti minevikust ja hakkab elama uut elu. Taassünd arhetüüp võib olla seotud ka vaimse teekonna ja transformatsiooniga. See võib hõlmata teadlikku otsust muuta oma elu või oskumusi, mis võib viia siis uute võimaluste, suhete ja kogemusteni. Taassünd arhetüübi mõistmine võib aidata inimestel siis mõista, et elus on alati võimalus uuesti alustada ja ennast taas luua. See võib julgustada inimesi võtma riske ja proovima uusi asju ning aitab kaasa enesearengule ja eneseteadlikkusele. Aga mis siis ikka, läheme siis 3. arhetüübi juurde, mis on vaim arhetüüp. Vaim on Carl Gustav Jungi arhetüüp, mis siis esindab üldist müstilist jõudu, mida inimesed on siis läbi ajaloo tajunud. Vaimu arhetüüp võib ilmneda erinevates kultuurides ja religioonides erineval viisil, kuid see esindab üldist mingit kõrgemat või püsivat jõudu, mis juhib universumit ja inimkonda.
Jungi sõnul võib vaimu arhetüüp esindada ka individuaalsel tasandil, kus inimesel on tugev soov mõista oma elu mõtet ja olemust ning leida seoseid enda ja universumi vahel. Sel juhul võib aimu arhetüüp aidata inimestel leida sisemist rahu, tasakaalu ning otsida vastust oma küsimustele. Vaimu arhetüüp võib ilmneda erineval viisil, näiteks religioossete kogemuste või meditatsiooni kaudu. Samuti võib see ilmneda läbi kultuuriliste traditsioonide ja sümbolite, näiteks rist või mandala, mis võivad esindada tervilikkust ja universaalset tasakaalu. Kuid vaimu arhetüüp võib põhjustada ka konflikte, kuna erinevad inimesed tõlgendavad seda erinevalt ja võivad seetõttu erinevaid tõekspidamisi omada. Näiteks võib tuua erinevate religioonide või uskumuste vahel esindada konflikte, kuna igaüks esindab oma arusaamu vaimust. Võib tuua näiteks näite erinevate ristiuskude vahel või ristiusk, õigus, katoliiklus, kes siis põhimõtteliselt nagu praktiseerivad samat usku, aga natukene erinevalt. Aga vaimu arhetüübi mõistmine siis võib aidata inimestel leida sügavamat tähendust oma elule ja maailmale ning seeläbi saavutada vaimset arengut. See võib aidata kaasa enesearengule ja eneseteadlikkusele, kuna inimene õpib oma suhet universumi ja kõrgema jõuga paremini mõista. Nüüd see viib meid 3. arhetüübi juurde, mis on trikster arhetüüp. Trikster on siis arhetüüp, mis esindab mängulisust, muutlikkust ja kavalust ja võimetust järgida tavapäraseid norme ja reegleid. See arhetüüp on omane paljudele kultuuridele ja väljendub erinevates jumalustes, nagu näiteks Kreeka jumal Hermes, Norra jumal Loki või siis Aafrikas näiteks jumal Eshu. Triksterit võib kujutada kui kelmikat tegelast, kes katsetab piire ja käitub vastuoluliselt. Ta võib esitada väljakutseid, mille lahendamine nõuab loovust ja paindlikkust ning võib seada kahtluse alla ühiskondlikud normid ja väärtused. Trikster on sageli seotud muutustega, nagu näiteks hooaja vaheldumine või elutsükli algus ja lõpp. Triksteri arhetüüpe võib ilmneda ka inimesed, kes omavad sarnaseid omadusi. Need inimesed võivad olla mängulised, naljakad ja kavalad, kuid neil võib olla ka kalduvus eksperimenteerida ja riskida. Kuna triksteri energia võib olla nii loov kui ka hävitav, võib selle arhetüübi mõju olla nii positiivne kui ka negatiivne. Trikster võib aidata inimestele näha maailma uue nurga alt ning julgustada neid mõtlema väljaspool tavapäraseid raame ja piire. Samuti võib triksteri energia aidata murda vanu harjumusi ja mõtlema ning pakkuda uusi võimalusi ja väljakutseid. Siiski on oluline meeles pidada, et triksteri energia vajab tasakaalutsemist teiste arhetüüpidega, nagu näiteks tark või tervendaja, et vältida kavalust ja hävitavat mõju. Need olid praegu siis kõik need arhetüübid, lähme nüüd siis analüüsi juurde. Need arhetüübid siin raamatus need on põhjalikult uuritud ja neid saaks kasutada inimese eneseanalüüsiks ja isikliku arengu edendamiseks. Nende arhetüüpide mõistmine võib ka aidata inimesel paremini siis mõista oma käitumist ja mõtlemist ning suurendada teadlikkust enda ja teiste ümber toimuva suhtes. Nüüd, lugedes seda, nägin ma palju sarnasusi nii enda kui ka teiste käitumises, erinevates situatsioonides. Ma tooks näite siis nagu igast arhetüübist, alustades esimesteks siis ema arhetüüp. Seda arhetüüpi ma näen endas kõige tihti meie enda koolimajas. Mul on alati soov teisi aidata ja olla toeks teistele, kuid kui midagi halvasti läheb teistele või endal, enamasti teistel, nagu hinne on halb või lihtsalt halb olla. Küll mõnikord ma arvan, et ma hoolin teist natukene liiga palju. Teisest arhetüübist, mis oli siis taassünd arhetüüp. Seda näen näiteks endas kas kooliaasta alguses näiteks või perioodi alguses. Kuna vaheaegadel ma teen palju mõtlemist ja nii kooli tagasi tulles
olema nagu rohkem arenenud. Näiteks kooliaastaga, siis nagu ma arvan, et selle kooliaastaga ma olen tõesti nagu uuesti sündinud, taas sündinud. Mul pole selliseid elamusi ja kogemusi nii palju olnud ühe kooliaastaga. Ma olen samuti ka nüüd, ma ütleks, rohkem aktiivne ja sotsialiseerin rohkem inimestega ja seetõttu rohkem sõpru endale saanud, mis on üsna äge. Aga ja siis muidugi on see tavaline, harilikult inimestel selle taassünd arhetüübiga, seda leidub neis inimestes harilikult näiteks vana-aasta õhtul, kus siis harilikult inimesed sätivad endale eesmärgi või midagi, et nagu teevad rohkem trenni või söövad paremini, et see on nagu harilikum, mis inimestel on taassünniga. Aga nüüd minnes 3. arhetüübi juurde, vaimu arhetüüp, siis ma arvan, et seda arhetüüpi ma näen endas kõige vähem. See on kuna olles harilik eestlane, nagu ma olen, siis ma eriti usu jumalasse või vaimudesse. Küll mõnikord on mõnus mõelda, et keegi, mingi esivanem taevas või midagi vaatab mind üle, kui on mul raske aeg. Näiteks noorena ma mäletan, et mu vanaema vaatab mu üle. See oli nagu mõnus tunne. Tänapäeval on see niimoodi, et kui midagi õnnelik juhtub, saab hea hinde või läheb hästi lihtsalt niisama, siis nagu on aeg-ajalt tore mõelda, et keegi aitas sellega. Ja. Aga siis lõpuks 4. see triksteri arhetüüp, siis seda ma näen endas kõige tihedamini, eriti see aastana. Ma olen rohkem julge ja olen murdnud vanu harjumusi ja hakanud rohkem väljas käima. Mind on ka kutsutud mõnikord ka people pleaseriks, kas siis positiivses või negatiivses võtmes, kuid ma näen küll, kus ta tulevad ja see on tõsi. Mul üks eesmärk, mida ma proovin siis iga päev täita, on see, et kellegi päeva natukene paremaks teha. See nõuab, et ma oleks kogu aeg niisugune energiline ja loov ja niisugune õnnelik, mis on nagu, mulle meeldib see mõnedest inimesi tuju paremaks teha, küll pärast mingit kindlat perioodi, mingi paar päeva seal tehes, see kurnab mind ära ja väsitab täielikult ära ja siis eriti nii lõbus ei ole. Aga ega eks siis kokkuvõtteks analüüsiks siis nägin ma endas palju siin raamatus erinevatel viisidel, kas positiivses või negatiivses võtmes ja see on mind pannud maailma muud moodi vaatama. Aga sellest raamatust, millest ma arvan sellest ma nüüd räägin siis viimases videotükis. Et siis, mida ma arvan sellest raamatust? Nagu just öeldud, see raamat on pannud mind nägema inimesi ja ennast teistmoodi, nähes, milles arhetüübid tulevadki rohkem välja inimestes. Aga nüüd rääkida minu arvamusest raamatust, siis alustame siis kõige tähtsamast, pikkusest muidugi. See raamat pole eriti pikk, mis on see on niisugune hea pluss ja samuti need peatükid siin sees. Need on nagu üsna lühikesed. Need on ainult mingi paar lehekülge pikad, mis on teeb selle raamatu lugemise lihtsamaks, kuna see ei pea nii väga süvenduma sellesse, kuid tegelikult süvendumisega tuleb pigem küll, kuna minu jaoks jäi selle raamatu sõnavara tiba keerukaks. Olles mitte nii väga teadlik ja teadlik psühholoogias ja ausalt öeldes huvi puudus teemas, siis mul jäi selle raamatuga aeg-ajalt tiba lugemine keerukaks. Raamatus enamasti oli esitatud nagu loengu moodi, et tekst tundus, et kõigi rääkis minuga sama ajal, kui ma seda lugesin, mis mulle isiklikult ei meeldi, teistele äkki võib meeldida, mulle eriti ei istunud see hästi. Samuti leidis siin raamatus ka palju ladina ja võõrkeelseid sõnu, mis tegi ka samuti keerukaks arusaamisega. Raamatus äkki selitakse sõna välja, aga pärast mingit perioodi siin ma unustasin see sõna ära ja siis peab uuesti tagasi minema ja vaatama, mis see tähendas. Aga muidu raamatu struktuur oli hea, need lühikesed peatükid olid väga mõnusad, aga lihtsalt öeldes see raamat ei olnud minu jaoks eriti mõeldud. Mul see psühholoogia tegelikult ka nii väga hästi ei istu, mul see pole eriti minu teema, aga tuleb teha ära. Ja kui ma selle talvel selle raamatu valisin, siis oli mul õrnalt huvi selle raamatu vastu ja samuti ema soovitas mulle. Aga siis, kui ma selle raamatu lõpuks kätte sain, nüüd kui on soe ja mõnus, siis mul on selleks ajaks on mul siis huvi raamatu vastu tiba haitunud. Aga kokkuvõtteks
annaks raamatule, kui peaks ma reiting olema 1-10, siis ma annaks sellele 4. Aga no, jah, ega mul siin rohkem neid raamatu kohta ma ei tea, ma ei oska midagi rohkem rääkida. Loodan, et sulle video meeldis ja vastas nõuetele. Mina olen Tanel ja aitäh vaatamast!